Tere kõigile! Ma arvan, minu ettekande pealkirja põhjal te kõik arvate, et ma tutvustan teile neid vääriselupaiga leidmise võtmeelemente näiteks, et mille põhjal me leiame loodusest vääriselupaiga. Aga nagu Leifki rõhutas, et tegelikult on see üsna lihtne, ei nõua üldse sügavaid ökoloogilisi teadmisi ja libises sellest üsna kergelt üle. Nii et ma ütleks ka pigem, et ma räägin, miks me leiame vääriselupaiga, miks me selle leiame täna ja kust me leiame need tulevikus. Ma alustaks päris algusest, et siin käisid läbi mõned aastaarvud, aga neid, kes teavad arenguid, mis oli enne aastat 1999 kuni 2003, neid inimesi on tegelikult väga vähe. Ja võib-olla mõned, kes meil tänapäeval on inventeerijad, vääriselupaikade määratlejad, siiski mäletavad ka meie pilootprojekti ja mina mainiks ära ka siis selle sellise algtõuke saamise asjaolud. Nagu te näete sellest aastaarvust 97, see oli väga ammu ja võiks siis nimetada 3 niisugust inimest, 2 nimed on seal nähtavad, mina, Mart Külvik ja tegelikult ka siis Ants Varblane. Eellugu oli selline, et Ants ja Mart käisid kuskil Rootsis, nägid, et on hakatud tegelema metsades elupaiga kaitsega, et see oli juba ka seadustesse sisse kirjutatud niisugused toredad lühikesed laused, et tuleb kaitsta eripäraseid kohti, nagu allikate ümbrused, väikesed sood ja nii edasi. Ja mina olin just mõned aastad tagasi viibinud Saksamaal, kus ma olin ka väga suures vaimustuses sellest, kuidas tollastesse Saksa seadustesse, looduskaitseseadustesse olid just sellised biotoobi kaitsepunktid sisse viidud. Niisiis astus üks päev sisse Mart Külvik ja ütles, et hirmus kiire on niisuguse teksti kokkupanekuga, et mis on meie metsamassiivides erilist, mida võiks seal nagu metsanduse eest kaitsta ja et meil on olemas niisugused materjalid. Ja umbes 2 nädala jooksul sai mingisugune tekst siis kokku kirjutatud ja juurde leitud ka iseloomustavad fotod ja mingisugust sellist teaduslikku põhja sellel meil tookord ei olnud, et meil polnud vist tollal teaduslikke kraadegi, isegi mitte magistreid, ma arvan, ju veel käes. Siis, kui algas Rootsi projekt, siis lisandus see liikide aspekt ning kuigi Leif rääkis, et see on praeguseks sulandunud nagu parimal moel, veidi erinevalt eri maades, aga alguses oli võib-olla meie selliseid maastikulisi ideid ja siis seda liigikaitse ideed päris raske kokku liita. Ja sellega ma tegelikult tahaksingi nagu rõhutada eriti seda, et millise nagu arenguhüppe me oleme teinud, et enne vääriselupaikade projekti tegelikult Eesti oma uuringuid selles osas, et kuidas liigid seostuvad põlismetsadega, mis seal täpselt tähtis on, missugused substraadid, neid praktiliselt ei olnud. Need kõik algasid alles pärast seda, et siis saadi nagu mõisteti, et me ei tea mitte midagi selle kohta. Nii et seal on olnud nagu väga tugev mõju sellele teadusmaastikule, mida me praegu näeme ja tõesti meil on väga häid uuringuid, eelkõige siis Asko Lõhmuse töögrupi kaudu.
Ja ma panin siia üles või nimetasin sellest 97. aasta loetelust, et mis seal siis olid, missugused kohad olid loetletud nii-öelda empiirilise äratundmise baasil, niisugused noored inimesed, lihtsalt maastikul looduses käinud, et mida me pidasime oluliseks. Need, mis on punases kirjas, need enam nii otseselt meie tänases metoodikas ei kajastu. Aga ma arvan, et kui te need läbi loete, siis te näete, et osad neist on metsapärand objektide projekti raames arvele võetud või vähemalt sisalduvad seal. Mingeid teisi asju me peame nagu sellisteks väärtuslikeks elementideks, et võib-olla ainult niisugused kraavide metsad, kraavikallaste metsad on pigem miski, mida me üldiselt ei väärtusta, juhul kui see kraav ei ole juba kujunemas looduslikuks ojaks. Ja vähelevinud dominantliigiga metsad tähendas tollal ka näiteks vanu ebatsuuga kultuure või midagi taolist, mida siis ka praegu tegelikult metsapärandkultuur kaitseb või nagu arvesse võtab. Aga päris palju oli seal siiski seda, mis praegu on ja ütleme niimoodi, et just see, mis sisaldub sõnas ürgmetsa fragmendid, et just need põlismetsa erinevad elupaigad on siis need, mis praegu toimivas metoodikas on saanud kõige suurema tähelepanu. Mis nende asjade nagu erinevus on? Olles ka siin vahepealsete aastakümnete jooksul muutunud järjest teaduslikumaks, lugenud väga palju, liikunud looduses väga-väga palju, siis ma püüdsin võrrelda, et mida ma tollal teadsin ja mida ma praegu tean ja kuidas seda siis nagu ühendada. Ja et miks siis mõned metsad ikkagi on rohkematele liikidele koduks kui teised. Et alustades nagu konkreetselt liigi tasandilt, siis liik tahab midagi süüa või kedagi süüa. Ütleme nii, et nendele vääriselupaiga liikidele on eriti oluline substraat ja mikrokliima, ehk paljud neist elavad mingi kindla puuliigi peal või isegi alles vana puu peal või kõduneva puu peal või mingisuguse erilise kõdunemisstaadiumi sees. Ja see tähendab, et need substraadid ja erilised tingimused, kas siis väga niisked, väga püsivad või mingis muus mõttes erilised, need peavad olema selleks, et mingi isend saaks seal üldse olla. Nüüd see, et kuidas see koht, kus isend saab olla, üldse alles püsib, kuidas need kohad omavahel interakteeruvad, kuidas liigid levivad, see on sellised maastikulised väljakutsed. Mets ju kogu aeg muutub, seal on häiringud, liikide vahel on konkurents, millised on levikuvõimalused, levikustrateegiad, seda kõike tuleb tegelikult erinevate liikide puhul arvesse võtta. Ja see kõige suurem raamistik ikkagi, mis seda kõike hõlmab, on aeg ja ruum, ehk siis just nimelt, nagu Leifki rääkis, see sidusus ja järjepidevus eestikeelsete terminitega. Aga neid on väga raske otse mõõta. Et pigem siis ongi need liigid ja erilised substraadid on pigem need indikaatorid meile, mis näitavad, et ajas on need kohad olnud sidusad ja järjepidevad või mingisugune selline kombinatsioon on seal igatahes eksisteerinud. Püüdsin natukene mõelda nendele tänastele vääriselupaikadele, et kuidas siis võiks nimetada hästi üldisel tasemel neid kohti, et kus meil ikkagi on suurem tõenäosus leida vääriselupaiku. Või siis ka neid liike, eks ole, et ükskõik kummast otsast alustada. Ehk siis selge, et kui on selline pikk aeg,
ja sidus metsamaastik, kus majandustegevust eriti pole olnud, et see on väga sobilik koht. Ja samuti vana looduslik häiring, kus metsasuksessioon on saanud häirimatult toimida, ka see on kindlasti väga oluline. Et sinna on jäänud maha need substraadid, mida liigid vajavad. Kui meil on pikk aeg ja sidus maastik, siis võib-olla see inimmõju võib olla natuke suurem. No näiteks selliste põlisemate metsade kõrvale, lageraietele kasvanud haavikud või koristatud põlendikele kasvanud metsad. Eelduseks oli see, et kuskilt need liigid said sinna uuesti tagasi levida ja et need metsad seal piisavalt vanaks said, et nad nendele liikidele sobisid. Ehk et pidi olemas olema ajaloos mingisugune sobilik naabrus. Ja samamoodi need puisrohumaad, et iseenesest need olid ju kohati üsnagi intensiivselt kasutatud ja ka puitu võeti sealt, sest õigeid metsi Läänemaal, Saaremaal ju peaaegu ei olnudki sajandeid tagasi, kõik olidki puisrohumaad või üksikud väiksed kroonumetsade tükid. Aga see sidusus ja substraatide järjepidevus oli seal olemas. Kui meil on mingi piisavalt pikk aeg, see võib olla iga liigi jaoks üsna erinev. Ja meil on mingid erilised elutingimused jällegi teatud liikide jaoks, mingisugused tingimused seda rahuldavad. Ja üldiselt siiski peaks olema siis kas vähemalt vähem majandatud koht, kust on võetud vähe puitu välja või vähemalt mitte lageraie korras, et siis ka niisugustest fragmentidest võime me leida neid erilisi liike, erilisi substraate ja need on olulised kohad. Ning samuti selline piisavalt pikk aeg, kus olid koristatud häiringud, nimetageme siis niimoodi, või kus on tõesti mingi eriline mikrokliima, et näiteks lammimetsad, pangametsad, et seal on tegelikult mingisugused häiringud on päris sagedased ja näiteks lammimetsadega on ju see lugu, et seal on ajaloos palju majandatud, sai ära parvetada puidu või siis on olnud karjamaad, aga ometi mingisugune selline järjepidevus on seal säilinud ja see mikrokliima kindlasti aitab kaasa, et liigid, need kohad eelistatuna taas asustavad. Nii et mina jõudsin järeldusele, et igal juhul vääriselupaigad meie tänases maastikus on ajalooline pärand. Mineviku maakasutuse, metsakasutuse pärand. Kõige otsesemalt on see tõesti näha või me oleme harjunud niimoodi mõtlema nende võsastuvate või võsastunud, metsastunud pärandkoosluste puhul, kus veel 50. aastate aerofotodel leiab üles küünid, heinaväljaveoteed, niidukohad ja tänapäeval siis need on sellised üldiselt kinnikasvanud heterogeensed metsad, kus endisele päritolule viitavad siis valgusvõradega puud või siis ka nii-öelda noorte puudega kinnikasvanud lagendikud nendes kohtades, kus varem olid niidud. Aga samamoodi tuleb tegelikult ju mõelda ka põlismetsade kohta. Et paljud metsad oleksid pidanud olema maha raiutud, võib-olla juba isegi 150 aastat tagasi. Miks nad alles on? Et siin konkreetselt üks pilt Ida-Virumaalt ühest metsast, mis praegu on küll linnuala servas, aga esmaselt leitigi seal määrati üks vääriselupaik ja me oleme seal siis ka dendrokronoloogiliselt mõned puud puurinud lihtsalt, et teada saada, kui vanad need puud on. Et tänu Alar Läänelaiule see info ükskord minuni jõudis ja kui metsakorralduse andmetel on see puistu 170 aastat vana, võiks olla ka 60 aastat tagasi maha raiutud, eks ole,
siis tegelikult me leidsime sealt 200 kuni 235 aastaseid puid ja kaasa arvatud kuuski. Nii et mõelge nüüd nagu sellele aastaarvule 1780 hakkas kasvama mingisugune puu või 1790 ja ta kasvab siiani. Et milline pärand see tegelikult on, milline vastutus meil on mineviku ees. Et meie mõtleme siin ainult mingi, võib-olla ka oma looduskaitses 10 aasta kaupa, eks ole, et tuleb jälle järgmine arengukava ja siis muudame oma eesmärke. Aga loodus vajab selleks ikkagi 100 aastaid. Ja loomulikult selles kohas on väga palju erinevaid liike. Me oleme seda ka koolituste käigus külastanud. Nii et ma natuke viriseks, et mis toimub meie tänases ühiskonnas. Et kas just selle mõttega ka, et vääriselupaikade kontseptsioon on tegelikult ellu kutsutud selle mõttega, et mõned vääriselupaigad kogu aeg tekivad juurde ja teised kaovad ära ja et metsamaastik on dünaamiline, aga ma väga kahtlen selles, et meil midagi tulevikku pärandada on tänasel majandataval metsamaastikul. Et kui siin veel 100 aastat tagasi kuuske ei tohtinudki raiuda enne, kui ta oli 110 aastat vana, siis nüüd me teame, et seda saab teha väga-väga palju nooremalt. Raiete pindala on tohutult suurenenud, see tähendab, ei ole enam üldse selliseid vanade metsade naabrusi kuskil, et kui need liigid seal on, siis nad saavad kuhugi edasi levida. Häiringutelt koristatakse kohe kiiresti kõik ära, sest see jõudlus on olemas, nii kui midagi põleb, midagi torm maha murrab, siis selle esimese suvega peab olema ruttu kõik koristatud, sest muidu läheb ju see hukka ja seda ei saa enam müüa ja nii edasi. Et sinna majandatavale metsamaastikule üldiselt ei jää mitte midagi. Mitte vähemalt rohkem, kui seadus ette näeb, eks ole. Kas see on piisav? Loomulikult kuivendamine, mida 200 aastat tagasi peaaegu ei olnud, et see oli ikka väga-väga väike mõju, aga milline tohutu mõju on sellel praegu üle selle metsamaastikule olnud viimase 50 aasta jooksul. Väga paljud tänapäeva noored metsad on ju endised sood ja sellisena üldse mitte käsitletavad ka päris metsadena. Ning puisrohumaad, millest me kõik oleme ühel või teisel põhjusel vaimustuses, ükskõik kas me tahaks seal siis seda metsakomponenti säilitada või tagasi taastada niisugust pargilaadset, väga esteetilist ja kindlasti ka väga liigirikast pärandmaastikku. Neid meil nagu metsafondi ei lisandu ja sealt ka järelikult tulevikus nagu sellist lisaliigirikkust metsadesse ei tule. Nii et jah, ma ei kujuta ette, kuidas niisugusele majandatava metsamaastikule, see on üks Pärnumaa pilt, kuhu siia jäävad tulevikuks need tükid, kuhu saaks üldse tekkida vääriselupaigad. Et siin need sellised kollakad tükikesed, need on praegused vääriselupaigad, et see kiht on sisse lülitatud ja kui te vaatate seda kvartali võrgustikku, siis nende pisikeste jupikeste vahel on siin mitmed kilomeetrid, kus vääriselupaiku ei ole, kaitsealasid ka ei ole, et me võime analüüsida seda sidusust nende toredate teaduslike mudelite abil ja peamegi seda tegema, aga mul on tunne, et mõnes piirkonnas me saame päris katastroofilised tulemused, et me peaksime kohe kiiresti seal siis need koridorid uuesti jätma, rakendama teistsuguseid metsamajandusmeetodeid, sest seda sidusust ja järjepidevust enam ei ole. Sellel ajal, kui need kohad, kus praegu on vääriselupaigad, tekkisid, kui need eeldused üldse
tekkisid, et need liigid saaks seal elada, siis oli see kõik veel olemas. Aga praegu ma väga kahtlen. Et ma ei tea, võib-olla inimene mäletab tihti ainult seda, mida ta on näinud ja mida peab õigeks ja midagi muud ei olegi olemas olnud. Et me kõik elame oma tööelu keskmiselt väga intensiivselt, nii umbes 25 aastat ja see, mis sellel alguses on, see ongi hästi normaalne ja et võib-olla siis järgmine põlvkond arvab, et need on vääriselupaigad, sest midagi paremat maastikul võtta ei ole. Ja et mul on nagu vääriselupaikade tuleviku pärast selles mõttes tõsine mure. Aitäh! Suur tänu, Anneli. Nüüd on võimalus Anneli käest küsida. Kes soovib? No nii, kõik on väga teadlikud. Mina ei ole teadlik. Aitäh, Anneli. Ma nii kurb lõpp on. Näeme selle slaidil. Ma tahtsin küsida, et kuidas käitutakse, kui veppe inventeeritakse selliste piiripealsete juhtumitega? Kui läheb metsa ja vaatad otsa, sa ei isegi otsima neid liike, sa saad aru, et on vepp. Aga on siiski ka sellised piiripealsed juhtumid, et kas sealt annab midagi tulevikku tõmmata? Või kuidas see praktika on? Mis te teete nende aladega? No praktika küsimusi ei ole ka minule mõtet esitada, sest minul vepi määratlemise litsentsi ei ole. Ma olen puhas teoreetik ja liike olen ma tõesti selle vepi algusest möödunud aastate jooksul tasapisi tundma õppinud ja leidnud, et see on väga-väga huvitav, et sel ajal, kui see kontseptsioon alguse sai, polnud mul mingist sulgest õhikust või mingitest niisugustest indikaatorliikidest vähimatki aimu ja ega ma ka praegu neid väga palju ei tunne. Aga küsimus ongi, et kas need piiripealsed juhtumid veel midagi päästavad või me peame ikkagi arendama mingi teadusliku kontseptsiooni ja võrgustiku lõpuks välja, et teada, nagu Leifki ütles, kus ja milleks midagi kaitsta, mitte minna edasi ainult nii nagu seni, et korjame need killukesed ruttu üles ja oleme nendegi üle rõõmus. Et selles mõttes küll ma arvan, me vajame kiiresti seda kontseptsiooni, üldist planeeringut. Nii, ma võtaks vabaduse ja kommenteeriks ka, et vepi piiripealseid kohti on majandusmetsas palju, et neid ju ajas tekib juurde, kuna keskmine kvaliteet tõenäoliselt väheneb. Ehk siis see on pidev filosoofiline küsimus, mida küsivad kõik osapooled üksteise käest. Et kindlasti tulevikus meie inventuuriprojekti raames küsib selliseid küsimusi RMK või Keskkonnaamet meie käest ja tegelikult need arutelud konkreetsetes tüüpides ja konkreetsetes kohtades tuleb läbida. Vanasti nad pandi potentsiaalseteks vääriselupaikadeks ja hiljem arvestati nad kõik juriidilisteks vääriselupaikadeks pandi kokku. Aga täna on vääriselupaik või ei ole vääriselupaik. Aga see on siuke tõenäoliselt lõputu diskussioon. Nii, aga veel küsimusi? Keskkonnaagentuur alustas meie looduse sertifitseerimist nii-öelda. Puhkus, korilus. Kas veppide osas oleks võimalik luua selline kompleksne vaade koos nendega, ma ei tea, kas te olete seotud selle asjaga, et avalikkus saaks parema pildi sellest, mis meil üldse on ja siis veppide piiripealsuse küsimus ehk laheneb ära või enamuses laheneb ära, kui tegemist on mingil muul moel olulise territooriumiga. Saite aru? Üldiselt vääriselupaikade andmekiht on avalik. Seda saavad kõik vaadata, kes kasutavad, loomulikult on
ühesõnaga avalik on ta siis metsaregistris, ehk seal, kust saab vaadata ka metsakorraldusandmeid, sealt saavad kõik vaadata, kus asuvad vääriselupaigad. Sarnaselt Leifi esitletule on meil ju ka loodusvaatluste andmebaas, kuhu saavad kõik oma loodusvaatlusi kanda. Kahjuks seal nagu koosluse tasemel võimalust ei ole, kuid kui keegi leiab mingeid liike, siis saab ta alati oma andmed sinna panna, nii et põhimõtteliselt ka sealt koguneb nii teadlastele kui kõigi poliitiliste rakenduste jaoks kogu aeg andmeid juurde. Minu arust küsimus webide osas on siiski rohkem majanduselus ja poliitilises tahtes, kindlasti mitte selles, kuidas inimesed sellesse suhtuvad üleüldiselt. Aitäh!